Tšau kõigile, Merka täna jälle siin ja käes on meil siis juulikuu ja käes on nii palavad ilmad praegu ja ülihea on olla ja siis ülihea on ikkagi hädaldada, et kui palav meil on ja siis varsti on külm ja siis on jälle kui külm meil on ja siis tahaks sooja, eks ole. Nii nagu need asjad ikka käivad. Aga täna me ei ole tulnud siia hädaldamiseks, vaid jätame kõik need mured selja taha ja vaatame siis, mida huvitavat ma Juumist tellisin. Ma eelmine kord tegin siis video, panen siia üles lingi, kus ma tellisin Rovenile vannimängu asju, aga samal ajal ma tellisin ka tegelikult endale staffi, siukesteks kodusteks oludeks, natuke Rovenile, natukene endale, natukene Roveni mängumajja. Seega vaatame, mis ma tegelikult sealt siis kokku endale soetasin. Esimeseks asjaks, mis ma siis Rovenile soetasin, olid need 2 padjapüüri. Need on mul enda patjade sees, aga kohale tulid sellised padjapüürid pandakarudega. Ja see teema on siis selline, miks just pandakaru, et kuna me kolisime uude korterisse paar kuud tagasi, siis Rovenile ma otsustasin teha pandakaru stiilis toa ja ma otsisin siis hästi palju selliseid pandakaru teemalisi asju, mis võiks sobida tema tuppa ja siis need 2 padjapüüri jäid mul silma. Ja need on sellised natukene kreemikad, sellise nagu bambuse mustriga. Need pildid näevad ülihead välja, väga hea kvaliteediga alt lukuga padjapüürid. Mul ei ole absoluutselt nende kohta midagi halba öelda. Ainuke asi oli see, et nad on veits sellised kreemikad ja ma mõtlesin, et nad on ikkagi siuksed nagu päris kriitvalged. Aga tegelikult mulle see kreemikas meeldibki rohkem, et nagu saab määrida ja värki. Aga kas need näevad mitte nunnud välja? Nagu ja seal oli nii palju valikuid. Jätkame pandakaru teemal ja see käib siis seina peale lülitite ümber ja see aitab siis lapsel öösel lülitit paremini üles leida, sellepärast et see öösel ka siis pimedas helendab selline nagu rohekas, nagu fosfori selline helendus on temal. Ja Rovenile see väga meeldis algusest peale, kuna see on silikoonist, siis talle meeldis seda alati sealt ümber ära kakkuda ja sellega öösiti mängida. Vähemalt 6 aega oli sellega talle tegevust, aga nüüd ta on maha rahunenud. Aga natukene jääb see karukene sinna lüliti ümber suureks, aga samas see püsib seal päris hästi, seega ma olen seal teda nagu hoidnud. Aga muidu selline vahva tegelane, et läheb nagu meie toa teemaga nagu nunnult kokku. Vau, jätkates siis pandakaru teemal. Meil on selline asi nüüd. Ma pean üles kohe tulema. Niimoodi. Selline. Selline suur. Ja see on siis vaip. Vaip on see. Ja see on selline suur pandakaru vaip. Ja see oli küllaltki kulukas. Kas see oli kuskil 30 €? Aga kui ma seda pildil nägin, siis ma mõtlesin, et see on nii ideaalne meie tuppa. Alguses oli natukene harjumatu, sellepärast see panda on ikkagi siin natukene siuke karvane ja need nagu jäsemed ja asjad tunduvad olevat vildakad, nagu ta tundub olevat natukene siuke kiiksuga panda. Aga ausalt öeldes nüüd ma olen juba ära harjunud ja ta näeb suhteliselt nunnu põrandal välja. Ma mõtlen, et talvel on nagu eriti mõnus, kui selline karvane vaip on meil seal põrandal, nii mõnus on seal rovul nagu istuda. Ja isegi praegu nagu suvekuudel ma olen pannud selle talle sinna voodi ette, et kui ta voodist välja tuleb, siis on hea mõnus ja pehme. Et siiamaani Rovenile ka väga meeldib see ja minule on ka see tegelikult järjest rohkem nagu meeldima hakanud, kuigi ta on natukene selline. Järgmiseks on siis selline asi. Selline. Ja, no kui sa mõtled, et mida asja sa tellisid mingi
päästerõnga endale, et nagu mida sa mõtled. Kui sa tead, siis Rovenile tuleb selline merestiilis mängumaja maale ja siis ma lihtsalt netis nägin ja see rõngas sobib sinna üliideaalselt sinna mängumaja ette niimoodi ja see ongi selline nagu päästerõngas, et kui keegi uppuma hakkab mängumajas, siis Roven saab sellega päästma minna niimoodi. Oma pätajalgadega jookseb hästi kiiresti ja siis läheb appi. Väga hea kvaliteediga, väga ilus näeb välja, vaadake kui nunnu see on kuskile suvemajja kas või panna või ükskõik. Mulle väga meeldib see ja see läheb väga ilusti robumajakesega kokku. Järgmiseks on siis merestiiliga seoses selline ankur, mis läheb Roveni mängumajja samuti. Aga asi oli selles, et see tuli kohale siis katkisena. Aga üldiselt mul pole nagu selle vastu midagi, sest ma tegelikult saan selle ilusti kokku panna ja mängumaja nagu seina peal seda ilmselt nagu väga näha ei ole. Ma saan isegi siit nagu sinise värviga ilmselt midagi parandada, kui ma seda täiesti ära ei lõhu. Tegelikult see on vist mõeldud riidenagina. Ja siin on siuke väike armas päästerõngas ka veel juures ja see näeb väga siuke ilus välja ja mul oli plaan panna see siis Roveni mängumaja sisse seina peale. Ja mis asi on kapteni meremehe laev, kui sul ei ole paadis ankrut? Halloo! Järgmiseks on siis selline LED-lamp. Ja nagu Roveni mängumajaga seoses on siis jälle. Ma peaksin vist video pealkirja ära muutma, et mis ma tellisin Roveni mängumajja või mis ma tellisin Rovenile üldse. Aga see lamp sai siis tellitud selle jaoks, et ilmselgelt Roveni mängumajas ei ole elektrit. Seega ma tahtsin mingisugust lampi talle sinna ja siis on see selline LED-lamp, et kui ta sinna õhtul näiteks mängima läheb või raamatut tahab lugeda, et siis saab selle nagu lambikese käima panna ja see läheb niimoodi. Ja praegu on sellel natuke patareid tühjad, ta on laadimata, aga see töötab ülihästi. Ma olen seda mega palju kasutanud, see on juba siit värviga koos. Ma kasutasin seda ka siis, kui ma õhtuti värvisin Roveni mängumaja, ülihästi valgustas ja ma ei tea, nagu selline väga asjalik asi üldse, kui sa tahad näiteks kuskile telkima minna või seda asja nagu autos hoida, et see on alati vajalik, saab päikese patareidega laadida ja ma ei tea, siuksed asjad on nagu alati vajalikud. Järgmiseks on siis samuti meil LED-lamp ja praegu mul on kaasas üks LED-lamp, aga tegelikult neid kokku on 6 tükki ja nendel on kaasas ka siis pult. Ja puldis sa saad panna siis kõik tuled korraga põlema, aga saab ka siis eraldi panna. Need on üliägedad asjad, ma panin need endale riidekappi. Ma ostsin uue riidekapi ja ma tahtsin, et see oleks äge ja mul oleks seal valgust ja ma näeksin oma riideid ja et ma ei peaks kuskil kottpimedas koopas oma riideid taga otsima. Ma panen lihtsalt selle tulekese põlema, kas siit või siis puldist, kui ma tahan, et terve kapp põleks. Ja see on ülimugav lahendus, nagu üliodav lahendus ka ja ma panin 2 tükki siis ka Roveni kappi ja nii mõnus on õhtuti Roveni kapist riideid võtta, et ma ei pea seda suurt tuld põlema panema, kui ta just näiteks hakkab nagu magama minema, et ma panen lihtsalt kapis need tulekesed põlema, saan ilusti robukese riided kapist välja võtta, hommikuks valmis panna. Neid võib ka kuskile seina külge nagu allapoole panna, et näiteks kui laps ise ärkab öösel üles, et saab näiteks vetsus käia, paneb väikse tulekese poti juurde põlema appi, see on nii armas idee, kuidas ma selle peale varem pole tulnud. Ma pean selle nüüd vannituppa ka panema. Aga igal juhul jaa, ma tellin neid kindlasti endale juurde, sellepärast et ma paneksin vist terve kodu endale neid teis. Ja siis neid saab panna veel kööki, näiteks kappide alla niimoodi, kui sul on näiteks köök valgustamata, et sa tahad sinna valgust saada, kui sa süüa tead, siis on see nagu ideaalne variant veel. Ja siis tulede teemaga edasi minnes
siis ma sattusin tellimisega natuke hoogu ja ilmselt on Roveni mängumaja nüüd kosmosest ka näha, aga ma ei saanud neid mitte võtta, sest see on nii universaalne asi jällegi ja ma kohe näitan. Ja tegemist on siis selliste tuledega, mida saab panna siis kas veranda peale, ükskõik kuhu, nagu te ise näete, ja seda saab panna siis kahepoolse teebiga alt ja siis on sellel ka siis kruvid ja asjad kaasas. Ja need töötavad siis päikesepatareide abil ja siin on siis ka patareid sees. Ja ma olen neid juba ka vaikselt kasutanud Roveni mängumaja peal ja ma panen need siis Roveni mängumaja sinna käsipuude äärte peale, et siis õhtul oleks maja valgustatud, nunnu, armas, et Roven saaks siis oma mängumajaga kaugelt nautida, vaadata, kui ilusti emme selle ära on värvinud. Sest ma kindlasti tahan neid ka siia enda rõdu peale panna ja siis ma tahan neid Roveni mängumaja peale panna ja siis ma tahan neid veel maale veranda peale panna, seega need lähevad nüüd igale poole ja nobody ain't gonna stop me. Järgmiseks on siis jällegi valgustus ja see on siis LED-valgus sellise toruna ja see on siis liikumisanduritega ja siin taga on metallriba ja see on magneetiline. Ühesõnaga see jääb igale poole kinni, kus on siis metall. Siin on siis see nupp, kus see käima läheb. Mul on ta praegu laadimata ja teisest otsast saab siis USB-ga seda laadida ja see on ülimugav, see on ilma patareideta. Ma olen kasutanud seda siis endal vannitoas, kus vanni kohal on hästi pime, seal pole valgustust ja kui Roven vanni läheb, siis ma panen lihtsalt selle niimoodi lakke ja mul on seal sellised metallist ribad, kuhu see ülihästi kinni jääb, pole mitte kordagi maha kukkunud ja siis ma olen kasutanud seda ka köögis pliidi kohal ja see annab ülihea sellise valge sinise valguse ja see on hästi selline võimsa tugevusega ka, et valgustab väga hästi. Ja siin kaasa tulid ka sellist 2 magnetit, mille siis saab ükskõik kuhu panna ja siis paned selle nagu magnetiga siis kas seina peale või kappi või absoluutselt igale poole ja see on nii universaalne asi jällegi. 10 punkti 10 ausalt, kui keegi tahab valgustust, siis mega palju soovitan sellist asja nagu. Järgmiseks on mul selline rullu ja tegemist on siis kleepsu kilega, mis on siis kleebitav ükskõik kuhu. Tavaliselt mina olen kasutanud neid kleepse siis kas laudade katmiseks ja näiteks kui midagi vanaema juures mul on ära määrdunud või koledaks läinud, siis ma alati panin siis noorena sellise kleepsu kile peale ja ma tellisin seekord sellise marmor kilega, aga nüüd vanaemal on kodus selline lilla köögimööbel, mis on ajaga hästi ära pleekinud ja nüüd meil on emaga selline idee, kui vanaema läheb nüüd puhkama meil nädala pärast, siis me teeme kõik köögikapid selle kleepsukilega üle ja ma näitan teile kindlasti seda enne ja pärast tulemust, et ma usun, et see saab olema väga drastiline muutus, sest vanamal on alati selline lilla köök olnud ja nüüd tuleb nagu valge köök ja see köök vajab nagu hädasti muutust. Ja maale võtsin ka selle kaasa ja ma tegin köögilaua sellega üle ja ma ütlen, et see köögilaud näeb nüüd nii palju parem välja ja seda materjali on ülihea nagu pesta ka ja kööki sobib see ideaalselt. Ja neid on netis nagu igasuguseid erinevaid, neid müüakse ka poodides igal pool, et valikut on nii palju ja sellega saab kindlasti nagu kasutatud vana koleda asja uueks kasutuskõlblikuks teha ja sellest saab nagu palju rõõmu jälle. Okei, ma sain aru, liigume edasi, et mul ei ole enam lampe teile näidata. Ja ongi viimane asi ja see on siin minu käes selline nagu tegemist on panda teemaga ja ma otsisin Roveni toas seinale sellist kleepsu, mis annaks nagu sükse efekti ja mis annaks hästi ägeda efekti. Ühesõnaga ma tahtsin hästi suurt kleepsu, aga ma avastasin, et netis ikkagi neid kleepse väga suuri ei ole ja need maksavad palju, siis ma nagu
võtsin selle, et see oli ka nagu siuke nunnu ja panda teemaline, aga ma pole seda viitsinud üles panna, sellepärast nagu näete, siin on hästi palju juppe, aga ma võtan ennast ükskord nüüd käsile. Vaadake, kui nunnu see tuli. Ma panin selle siia seina peale nüüd. Oh my god, ma ei arvanud tõesti, et see nagu nii armas tuleb ja tal on väiksed punased põsekesed seal ja päris kerge oli seda siia seina peale panna ja see näeb nii ilus välja. Nagu ideaalne ja siin on siis, mis toimus selle kokkupanekuga. Ma ei pannud neid ka kõvasti seina peale, mul on osadel ikkagi siin see kile taga, et juhul kui ma ära kolin, et siis ma saan ilusti need ikka seina pealt ära võtta. Aga siit ma korra proovisin seda tähte ära võtta ja siit nagu korra läks juba katki, et ta on ikkagi suhteliselt õrn selline, aga see on siis selline akrüül. Pandal on silmad on täielikult lappes. Ma ei teagi, kas see peab nii olema või aga nagu siuksena ta tuli, mis on nagu omamoodi armas. Aga mulle väga meeldib. Aga kui teile see video meeldis, siis ärge unustage panna like, subscribe ja seda videot ka jagada ja andke teada ka kommentaarides, et milliseid videosid te tahaksite sellel kanalil, minu kanalil kõige rohkem vaadata. Nii et olge tublid ja näeme järgmisel korral, nii et tšau!